et nüüd ma räägin Tante Lindast, kes Rootsis oli, kes seal meie juures, kuidagi siis selgus see, et elab üks Eesti proua ja tema nimi oli Linda, rootsi keeles on siis tädi Linda, Tante Linda ja ta perekonnanimi vist oli Eskla. Ma olen ka hiljem tema aual käinud seal paar korda läbi sõitnud sealt aga oli vist Eskla, ta oli sealt Salmistult pärit ja kuidagi me seal siis hakkasime läbi käima ja siis ma käisin vahest tema juures niimoodi juttu rääkimas ja kui tore tädi oli, temaga juhtus sigu lugu, et tema palus, siis tema sõitis Eesti, et temaga, kas ma saan käia tema kassi söötmas. No ja siis ma muidugi, miks ma ei saanud, siis ikka käisin, ta oli seal, kassid oli seal puuris seal siuke mitte päris puur, aga siuke siis seal, mitte hoone all ütleme, et ega nad ei pääsenud välja et sellele pane seda süüa ja sellele pane seda süüa ja mina muidugi siis, tädi läks ära ja mina siis panin neid erinevaid asju seal süüa ja siis, aga ma panin juba rohkem kui vaja oli ja siis ma vaatasin, et see toit sai otsa ja võtsin siis nagu järgmise pakki lahti, panin neile ette ja see ühe teistsugune oli aga kassid ei söönud enam seda toitu ja see oli seal ikka mitmel päeval andsin seda toitu, vaatasin, kassid ei söö, mõtlesin, mis on, et juba see neile ei meeldi ja nii jäi ja kui Tante Linda tuli, siis selgus, et tegelikult ma olin nendele see kassiliiva andnud, et ega mina ei teadnud, et kassile veel eraldi liiva müüakse. Meil sel ajal keegi kassid liivas ei käinud, õuest toodi seda liiva ja pandi kassi karp nurka, kui vaja oli. Et kassid olid nii hirmus kõud tühjad ja näljas, et kui see Tante Linda siis tuli, et nad tahtsid mu ära süüa, kas sa andsid, ma andsin süüa, aga nad ei söönud enam. See ei olnud toit, see oli kassiliiv, ma sain teada, et kapitalistidel oli eraldi liiv selle jaoks. Selline lugu oli Tante Linda, aga ta oli väga tore tädi ja ta käis pärast isakus, ma tahtsin minu emaga väga hästi läbi, käis meil külas ja oli üks väga tore tädi, et väga toredad mälestused temast, et ta seal korjas seda humanitaarabi Eestisse ja siis me vahest aitasin seda ära tuua sealt ja siis seda siis jagada siin ja siukene, aga igatepidi väga head mälestused temast. Minu lastega sai hästi läbi ja kui tuli isakusse, siis ta käis isaku vahel seal sai inimestega, rääkis juttu ja kõik need küla napsumehed käisid juttu ja küsisid ta käest seal, äkki saab, siis oli juba kroon jah, et saab paar krooni, siis tädid, muidugi see paar krooni saab ja kõlle jaoks ikka andis meestele, ta oli isegi populaarne tädi oli siin, mitmel suvel käis isakus ja istus seal oli seda maja enam ei ole, seal selle Sudakovi maja trepi peal ja rääkis inimestega juttu, et siuke lugu on. See oli lugu Tante Lindast.